tere, te kuulate Jakob Vestalmäe gümnaasiumi kooliraadiot Sass. Teiega on stuudios Georgia. Sofia. See on oktoobrikuu saade ja selles saates kajastame rebastepäeva. Sõna saab ka õppealajuhataja. Ning intervjuu on tehtud õpetajal Kaiko Lippuri ja Kaire Maalmaga. Nüüd kuulame ka veidi muusikat. Lugu esitab The Eagles ja pealkiri on Hotel California. Chambers, they're gathered for their feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to see. Check out anytime you like, but you can never leave.
Nüüd kuuleme, mida ütleb meile õppealajuhataja Lilian Aun. Tere koolipere! September on möödunud linnulennul ja pea see oktoobergi otsa ei saa. Räägiksime siis veerandi lõpust. See on ikka traditsiooniliselt samal ajal nagu kõigis Eestimaa koolides. Ainult meie koolis on uut seda, et 9., 8. ja 7. klassidele lõpeb selle aasta esimene etapp trimestriga. Ja see on 29. novembril. 5. ja 6. klassid saavad aga tunnistused ja hinded peaksid juba 16. oktoobril õhtul kell 8 kenasti e-koolis ülal seisma. Nii nagu ikka on sellel aastal õpilasi ees ootamas ka uurimistööd. 12. klassid on jõudnud juba lõpusirgele ja ega kauem enam aega viivitada ei olegi kui selle aastanumbri lõpuni. 11. klassidel on aga uurimistööde kaitsmise tähtaeg kevadel. Põhikooli 9. klass kaitseb samuti oma töid ja tegemisi selle õppeaasta esimesel poolel, aga 8. klassid teevad seda kevadel. Juhendid ja juhised on kõik olemas, nii et saate sellega tutvuda ja vastavad kursusedki saavad pea alguse. Ütlesin siis, et koolivaheajad on meil nagu ikka veel samal ajal, kuigi koolidele on antud selles osas suured võimalused. Eks vaatame meiegi, mis tulevik toob ja kas ilmataat lubab edaspidi pidada pikemaid suusavaheaegu. Aga see on kõik veel läbirääkimiste ja tuleviku küsimus. Tahaks loota, et lisaks õppimisele on teil aega osaleda ka olümpiaadidel, sest ajakava on juba tulnud, kõik on teadete tahvlil väljas ja küllap on aineõpetajad teilegi juba juhendeid tutvustanud. Tore, et on osaletud juba mitmetel võistlustel ja saadud sealt ka mitmesuguseid tunnustähti ja äramärkimisi. Loodame, et teil on jaksu võistlustel osaleda edaspidigi. Meie noorematele, kes lähevad esindama kooli õpioskuste võistkonnaga, hoiame aga pöialt ja soovime neile kivikotti. Võistlus toimub juba vaheajal. Mitmesuguseid võimalusi pakub ka teaduskool, mitmesugused huviringid nii meie koolis kui väljaspool kooli ja siinsamas Rahvusraamatukogus on tänavu rida huvitavaid loenguid. Head leidmist ja osalemist kõigile! Sass! Nüüd saame kuulda õpetaja Kaiko Lippuri ja õpetaja Kaire Maalmaa intervjuud. Tere, mina olen Heleri ning tegin seekordse intervjuu õpetajate päevast. 4. oktoobril toimus meie koolis õpetajate päev, kus andsime abiturientidega õpilastele tunde ning lasime õpetajatel puhata. Nii väikses kui ka suures majas olid õpetajate tubade lauad kaetud kõige hea ja paremaga. Päeva krooniks oli õpetajate päevaaktus, kus õpilased olid eelnevalt valinud oma lemmikõpetajad. Põhikoolis siis sai lemmikõpetajaks õpetaja Kaiko Lippur ning gümnaasiumis õpetaja Ülle Ulma. Nii ja nüüd ongi meil külas õpetaja Lippur ning alustuseks sooviksin palju õnne. Kuidas oli esimene emotsioon? Üllatus oli suur, mina poleks küll see uskunud. Sellepärast, et ma olen matemaatikaõpetaja. Üldjuhul ei saa matemaatikaõpetajat sellise naudi. Apri on ühe korra saanud. Eelmine aasta gümnaasiumi käest. Aga muidu ma küll ei tea kogu selle ajaks, mis ma olen siin õppinud, reaalainete õpetaja saab. Mis on teie saladus? Ma ju ei tea. Ma olen kogu aeg ühe suur. Aga mis on teie head küljed või mis te arvate, mis õpilastele meeldib võib-olla? Ma ei tea, ma loodan, et ma suudan asja selgeks neile teha. Ja tund ei ole iga. Seda ma loodan, et neil ole iga. Et neil on huvitav. Kust tulevad teie õpetajate päeva etteastate ideed? Peast. Need tulevad lihtsalt, need kujunevad välja omavaheliste rääkimiste tulemustena lihtsalt. Et ei ole seda, et keegi mõtleks ühe asja välja? Ei ole, need ideed kogu aeg genereeruvad lihtsalt.
et omavahel rääkides koridoris, ma ei tea, et mis me nüüd teeme, kas üldse teeme, miks me üldse jälle peame tegema. Ja siis aga teeks seda ja siis ja siis läheb edasi ja niimoodi see pall veereb, kuni jõuab lavale. No ja tulemus on väga hea nagu näha. No eks ikka. Siis kui koostööaltid on õpetajad? Väga koostööaltid. Kõik teevad, kui vaja on. Aga kas on raske leida neid, kes teeksid? Õnneks on välja kujunenud seltskond, kellele meeldib teha. Aga neid liikmeid tuleb pidevalt juurde? Ja tuleb juurde, nad vahetuvad, just. Aga teie jääte? Ei tea. Võib-olla, ma ei tea, ma ei oska öelda. Nii nagu ma ütlesin 25 aasta pärast siis selle raamiga lavale. Siis kuidas jäite ise oma ettestega sellel aastal rahule? Proovid olid väga head, esinemise ajal mina ei tea, mis juhtus, mul läks samm sassi. No nii nagu ikka ajast jääb puudu ja harjutamisest jääb ka puudu, aga me väga püüdsime. Järgmisena saate teada, kuidas läks meie koolis rebastepäev. Mulle rebastepäev meeldis. Mulle meeldis väga rebastepäev. Mis te tegite? Pidime igasuguseid mänge mängima ja siis lõpuks võitsime. Kas rebastepäev oli lahepäev? Oli küll. Oleksid tahtnud midagi muuta? Ei, kõik oli väga super. Aitäh, et te kuulasite kooliraadiot Sass. Ja meie saadet jääb lõpetama Urmas Alenderi laul Teisel pool vett. Ma kuulsin sa hüüdsid mind teisel pool vett. Su hääl oli nukker ja hell. Ma kuulsin ma seisma, jäin teisel pool vett. Ei silda ei paatigi sell. Sa hüüad mind teisel pool vett. Vangi mind võttis su hääl. Nüüd jooksen ja avastan teisel pool vett. Ei parvegi lainete päev. Aru ja mõistus veel peas. Ja ei, mul teisel pool vett. On aru ja mõistus veel peas. Nii palju on vett, et otsa ei lähet ja ujudes lõppeks mul jaks. Kui ujuksid vastu ja annaksid käed, ja siis vajuks me ka. Nii teisel pool vett. Ja paati ei seleta silm. Nii seisa